Raine Karp. Kuidas teie praeguse ehituse käiguga rahul olete? Võiks öelda, et väga ei või nuriseda. Rahulolu on üldse väga subjektiivne või ütleme suhteline mõiste. Kui me võtame meie Nõukogude Eesti ehitusvõimsusi ja ehituskvaliteet ja kogu seda ehitusvärki arvestades, siis ma ütleksin, et võib suhteliselt praegu täiesti rahul olla. Kui Hruštšovi aeg tiksus viimaseid minuteid, saabus arhitektuuri Raine Karp. See oli aeg, mille ehitati palju ja kehvasti, aga usuti progressi. Noori arhitekte edutati ja nii sai Karp kohe peale Kunstiinstituuti astuda suurte tööde juurde. Valmisid Postimaja ja Linnahall, mis näeb välja nagu unistuste kosmoselaeva ja mikroskeemi segu. Hoone koosneb põhilisest 2 põhimahust: peasaal 6000 kohaga, kontsertsaal ja jäähall 3000 kohaga. Linnahalli preemia eest ostis Karp endale komisjoni poest CD-mängija, ühe esimese Eestis. Tema töövõime oli meeletu. Kui kell sai 5, siis sõitis ta koju, kuulas Bob Marleyt, sõi kasekese komme ja joonestas keskööni eramaju. Joonestas ka endale Meriväljale maja, mida käidi uudistamas kui maja, millel pole tänava poole ühtegi akent. Karbi looming ei jäta külmaks kedagi. Tema Sakala keskust kutsuti pilkavalt Karla katedraaliks, aga missugune lärm tõusis, kui seda ühel hetkel kopp hakkas tükkideks haukama. Vaevalt, et muidu keegi minusugust vanat stagnaaegset arhitekti, keda iseloomustati kui mingisugust õukonna arhitekti ja nii edasi, oleks keegi tähelegi pannud. Aga nüüd tänu selle Sakala jamale näed, ma olen televiisoris jälle. Paljuski mõjutas tema tööde käekirja toonane materjal. Püha kolmainsus, lagunev silikaatkivi, õõnespaneelid ja ruberoid, mis ei pidanud vett. Karp võttis sellest viletsusest parima välja. Tema maju iseloomustab raskepärane sissepoole pööratus ja selge joon. Need on majad, mida hunt minema ei puhu. Kui Karp oli vaid veidi üle 50, valmis ta rahvusraamatukogu. Hakkas hommikul ühest nurgast paberile kandma korruse plaani. Õhtuks oli ta paberi teises nurgas, joonis täiesti puhas. Kas teie usaldate ehitajaid? No kuidas kunagi? Ma mäletan omal ajal, kui postkontorit ehitati, siis ma olin kindel, et kui ma selja pöörasin, siis sellel tööjuhatajal läks kõik jutt meelest ära, mis me rääkisime. Ja nii see tegelikult läkski.